Tere tulemast kuulama Deltakutse podcasti. Deltakutse on kõigile, kelle jaoks meditsiin on südamelähedane. Minu nimi on Dr. Karl-Oliver Tomson ning Deltakutses viime me kuulaja põnevale kiirabikutsala, kus me aitame patsienti sündmuskohal, liigume edasi EMO-sse ning kui aega jääb, siis räägime ka edasisest käsitlusest. Selleks, et kiirabikutset oleks kindlam lahendada, on meil alati brigaadis kaasas ka oma erialaeksperdid. Ning täna on mul saates suur rõõm tutvustada Dr. Villem Nigu, kes on Tartu Ülikooli Kliinikumi vanemarst õppejõud anestesioloogia intensiivravi erialal. Tervist! Ja teine külaline on Dr. Ants-Hendrik Parik, kes on Tartu Ülikooli Kliinikumi arstõppejõud anestesioloogia ja intensiivravi erialal. Tere, tere! Ja me iga kord oleme siis erinevas kiirabibaasis ja seekord me oleme siis Räpina kiirabibaasis, nii et Tartust päris kaugel. Ma olen anestesioloogia resident ja seetõttu on tänane teema mulle eriti südamelähedane. Ja nagu te juba siis tõenäoliselt klikates siia nägite, et täna me siis arutame teemal nimega raske hingamistee. Ja tihti, kui üldse küsida inimeste käest, et kes anestesioloog on, siis tihti inimesed arvavad, et need on need, kes annavad narkoosi, keda me näeme vahetult enne siis opil magama jäädes. Aga tegelikult me tegeleme ka siis hingamisteedega ja siis proovimegi siis, hoida narkoosi ajal inimest stabiilses seisundis, tagada kõiki elulisi näitajaid, funktsioone ja üks osa nendest siis hingamisteed. Nii et ükskõik kui keeruline ka see hingamistee ei ole, peame me sellega hakkama saama. Ja enne kui me teemaga edasi lähme, siis ma korraks küsiks Villem sinu käest, et anestesioloogia intensiivravi eriala, kuidas sa üldse selle erialani jõudsid? Nagu elus ikka, on suur roll juhusel. Ülikooli 4. kursusel mul oli hea õnn saada kliinilisse välisvahetusse Sloveeniasse. Täiesti võõras riik, täiesti võõras keel. Kuu aega tuleb praktikat teha ja võõras riigis tõesti suur uus mure, ei saa keelest mitte midagi aru. Mõtlesin, et mis osakonnas oleks nagu kõige kasulikum ja siis vaatasin, et juhuslikult oli pea kohal silt üldanestesioloogia osakond. Mõtlesin, et väga hea, seal ei pea patsientidega rääkima, arstidega saab rääkida inglise keeles ja elu parim valik. Nii et ma saan aru, et su sloveenia keele oskused on endiselt 0? Sloveenia keele oskused 10 sõna sain selgeks, neid mäletan, aga lisaks kõigele muule sain sealt siis elukestva huvi selle eriala vastu. Okei, kas sa tahad midagi öelda sloveenia keelest? Need on kindlasti anesteesiaga seotud. Ei, ma ei hakka seda ütlema. Okei, igaks juhuks. Jätame siis järgmiseks korraks. Võib-olla kui keegi leiab Villem see üles, siis saab küsida. Nii, aga Ants, kuidas sul oli, et kas sul oli sarnane Sloveenia lugu? No mul päris Sloveenias ei olnud, et siin samas Tartus pigem, et pärast 3. kursust otsustasin, et peaks tööle minema ja selline mõistlik või võimalikult huvitav koht, kuhu tööle sai minna, tundus olevat intensiivravi osakond ja siis sattusingi siis toona üldintensiivi, praeguseks on sellest saanud esimene intensiivravi osakond ja seal sai igapäevaselt näha siis, kuidas päriselt ongi selline füsioloogia, nagu kunagi seal preekliinilises õppes räägiti, et see kõik töötab ja siis on sellised ägedad arstid, kes seda reaalajas siis kõik kontrollivad. Meil on Tartu kiirabis ka paljud needsamad legendid, ma arvan, ka siiamaani tööl. Kas on sul keegi, kes tahaksid nagu välja tuua eriliselt tänada, et tänu sulle ma nüüd olen siin? No ma isegi ei tea, selles mõttes tõesti, et seal on endiselt on väga palju toredaid inimesi on ju läbi käinud sellest samast osakonnast, et nii meie erialal kui ka tegelikult väga paljudel teistel erialadel praeguseks suuri korüfeesid on kunagi omaaegses reanimatsioonis töötanud. Ja kõikides intensiivravi osakondades on ka selle kasvandikke ühel või teisel kujul. Et tervitaks kõiki, kes tundvad. Et nende roll on hästi suur ja meil kõigil kindlasti, mul samamoodi on kindlasti võib kätte peal lugeda neid nimesi kokku, et kes on nagu siia erialale suunanud. Ja nüüd, kui teemast edasi minna, et Villem, kuidas sa üldse defineeriksid, et mis asi on raske hingamistee? Kuna nimes on juba sõna raske, siis seda selgelt defineerida on ka raske. Klassikaline definitsioon on, et see on olukord, kus kogenud arstil ei õnnestu patsienti ilma lisavahenditeta 2 katsega intubeerida. Mis iseenesest kõlab lihtsalt, aga päris elu on muidugi palju keerulisem ja variatsioone selles osas on palju raskem, sest et mitte alati ei intubeeri kogenud spetsialistid.
ja mõnikord ka kogenud spetsialist peab intubeerima seda patsienti väga, ütleme, keerulistes tingimustes, kas siis keskkonna mõttes või patsiendi seisundi mõttes või veel millegi muu poolest. Ehk et laias laastus ma üldistakski, et raske hingamiste on olukord, kus me tavapäraste võtete ja vahenditega ei õnnestu ilma oluliste tühistuste või probleemideta tagada patsiendile vabasid hingamisteid. Et see on tõesti nagu selles mõttes üpris kummaline olukord, eks ju, et selle nagu definitsiooni sees on juba see, et meil on juba ebaõnnestunud katse. Ehk siis me ei saa nagu eelnevalt diagnoosida rasket hingamist, et noh, see oleks ju kummaline, kui mingil muul nagu operatsioonil oleks siis nagu definitsioon nagu sellest, et see on nagu kuidagi komplitseeritud või tüsistunud, et me proovime siis selle podcasti osas ka natukene võib-olla siis nagu rääkida nendest aspektidest, et kuidas seda rasket hingamisteed siis kahtlustada, kuidas sellele nagu võib-olla siis jälile jõuda, et iseenesest intubatsioon võib-olla ongi tõesti nagu varieerub ju, noh, see võib olla väga selles mõttes triviaalne protseduur, et väga lihtsasti teostatav, aga samas see võib olla niimoodi, et see lõpeb krikoga, lõpeb kirurgilise hingamisteega või lõpeb surmaga, et just nagu see, et selle protseduuri nagu selline kaal sellele protseduuril on nagu metsikult suur. Jah, kui muidu rasket intubatsiooni või rasket hingamisteed vaadatakse ennekõike nagu patsiendi vaatest, et ju klassikaliselt teada, et mingid näitajad, et väike lõug või väike suu või kaela liikuvuse piiratus, siis eriti kui me erakorralise haige hingamisteedest räägime, ja noh, kiirabis on nad ju kõik erakorralised, muudab selle just nimelt raskeks see patsiendi nii-öelda üldseisund, ehk see füsioloogiliselt raske. Samal patsiendil võis olla mõnda aega tagasi heas seisus plaanilise operatsiooni jaoks intubatsioon väga kerge, aga siis, kui ta on erakorralises situatsioonis, tema elulised näitajad on normist oluliselt hälbinud, hingamisteedes on sülge või sekreeti, see asend ja ruum intubatsiooniks ei ole optimaalne võimalik, et ka vahendid pole kõige paremad, siis see hingamistee, mis muidu varasemalt võis olla lihtne, muutub nii-öelda protsessi käigus raskeks. Ja minu meelest on jah, nagu mida väga... siis füsioloogiliselt raskeks hingamisteeks nimetatakse. Et see on väga hea nagu tähelepanek, sest hästi palju minu meelest nagu koolis, residentuuris igal pool räägitakse just sellest nii-öelda anatoomilisest raskest hingamisteest, aga see füsioloogiline raske hingamiste jääb tihti nagu siis tähelepanuta. Et Ants, võib-olla, kas sul on ka, et mis on nagu võib-olla füsioloogilises raskes hingamistees veel tähele panna? Jah, et noh, raske hingamistee tõesti, nagu sa ütlesid, on ju selline anatoomiapõhine olnud suuresti, aga pigem on ju oluline see, et miks me üldse hakkame seda patsienti intubeerima, et mis on tema füsioloogiaga viga, et me peame selle hingamise töö talt üle võtma või selle üldse tekitama, et kui ta ise seda ei tee. Ja samamoodi selle definitsiooniga ongi natuke keeruline, et tuua siis vastupidi täpselt, et selline plaaniline olukord, tavaline operatsioonitoa situatsioon, kus meil on kõik vahendid, meil on ruum, meil on operatsioonilaud, millele saab vabalt asendit anda ja me saame näiteks tugevalt ülekaalulisele väga kehva anatoomiaga patsiendile, kellel on kehv selline funktsionaalne reserv, saame talle anda hea asendi, me võtame kohe käepäraselt kõik õiged ravimid õigetes annustes, kõik võimalikud abivahendid ja täiesti rahulikult saame selle patsiendi hingamistee võtta kontrolli alla ilma suuremate probleemideta. Tegelikult see ikkagi on raske hingamistee. Suvalises teises olukorras oleks seal juba väga raske hingamistee. Et sellesse definitsiooni jah kinni, aga ei olegi väga mõtet jääda, et tõesti kas ühelt patsiendi poolt vaadates või siis selle nii-öelda operaatori selle poolt, teiselt poolt vaadatuna. Ja kiirabis enamasti ongi, et kas on kiirabi autos, on see väljas õues, kodus, saame me lükata selle EMO-ni, et ja selleks võib-olla, et kuna neid ongi neid olukordi on nii palju, kus siis võib-olla ka siis anatoomiliselt või füsioloogiliselt raske hingamistee, et siis kui me tavaliselt on olnud siis nii-öelda üks kiirabikutse, mida me oleme käinud siis läbi erinevate etappide, siis seekord oleks natukene teistmoodi, et seekord võtame siis mitu erinevat situatsiooni, et just saaks anda siis sellist niisugust nagu laiapõhjalisemat tausta ja natukene arutada. Ma lähekski siis kohe kiirabikutse juurde ja nagu ma alguses mainisin, et seekord me oleme siis Räpina kiirabibaasis. Ja meie esimene situatsioon on siis selline, kus 40-aastane naispatsient, ta oli töö juures, kuni ta järsku kaotas teadvuse. Kolleeg märkas seda ja kutsus kiirabi. Ja me sõidame kohale, lähme kiiresti, meil rohkem informatsiooni otseselt ei ole, me teame, et on noor naine, me jõuame kohale,
me näeme, et patsient on siis külili maas, suust tuleb natukene vahtu, ta ei ole teadvusel, ta hingab, tunneme randmel pulssi, vaatame siis tavaliselt, ütleme niimoodi ABCD järgi patsiendi ilust ära ja me siis leiame sellised näitajad, et hingamistee on iseenesest avatud, ta hingab aeglaselt, aga siiski hingab. Hingamine on bilateraalne, vesikulaarne hingamiskahin, saturatsioon on hetkel 98. Vererõhk on 120/80, randmel pulssi tunneme. Aga kui me vaatame pupille, siis pupillidel on siis pupillidiferents, parem on siis suurem ja Glasgow'ks saame 3, et mingisugust reageerimist midagi ei saa. Kui me täpsustame anamneesi, siis saame teada, et lihtsalt jala pealt kukkus kokku, eelnevalt mingeid ravimeid ei ole, midagi nagu kolleegi sõnul võtnud ei ole, lihtsalt siis täiesti ootamatult leidis siis aset. Ants, mis on su esimesed mõtted, kuidas seda haiget edasiselt käsitleda? No kohe läheks mõte, et ilmselt on mingisuguse ajukatastroofiga, et kas siis subarachnoidaalse hemorraagia või intratserebraalse hemorraagiaga tegemist äkki, aga selge on see, et patsiendil on sügav teadvushäire ja alati see nii-öelda õpetuse järgi, et kui Glasgow koomaskaala 8 ja alla, siis patsient on koomas ja üldiselt on alati õpetatud nii, et sellise patsiendi hingamist peaks võtma kontrolli alla. Ma nii nagu üheselt seda alati ei tahaks küll öelda, et kui meil on näiteks väike mahemaa ja patsient toeb hingamisteid lahti ja mõistlikum ajakasutus oleks patsient kiiresti lihtsalt õigesse kohta toimetada, kus temaga saab turvalisemalt edasi tegeleda, et siis ma eelistaksin pigem seda, räpina on juba vähe kaugemal. Mis seal räpinal valesti võib minna? Hetkel meil patsient ventileerib ennast kuidagi moodi, mingisugune gaasivahetus on olemas, me saame mõõta saturatsiooni, me ei tea seda, mida teevad päriselt veregaasid, mida teeb CO2. Iseenesest, kui on ajukatastroofiga tegemist, siis üks asi, mida me üle kõige tahame vältida kindlasti, on hüpoksia. Samamoodi tegelikult tahame me vältida ka hüperkarbiat, ehk siis seda, et süsihappegaas hakkab kuhjuma. Nii nagu Karl oli veel kirjeldas, et patsient hingab vähehaaval, hingab vähe, et ilmselt ta endast adekvaatselt ala ei ventileeri. Aga võib-olla oksügeneerib. Et mis me nagu esimese mis me siis saame nagu hapnikumaski peale panna reservaariga, hinnata olukorda, et sa mainisid ka Astrupi, et seda võimalust kahjuks ei ole. Seda kõike ei ole, jah. Kuigi võiks olla reanimobiili peal, oleks nagu Astrup, oleks nagu eriti kasulik ja vinge, võib-olla see kunagi mingil hetkel ka tuleb. Aga hetkel ei ole. Kas Villem, kuidas sinu mõtted on selles olukorras, et mida sa veel jälgiksid, mida sa vaataksid? Selle kirjelduse järgi klassikaline intubatsiooni näidustus on ju olemas Glasgow koomaskaala 3, maosisu aspiratsiooni vältimiseks oleks definitiivse hingamiste rajamine igati näidustatud, liiati veel hingamissagedus madal, hüperkapnit väga tõenäoline, samuti näidustus intubatsiooniks olemas. Ja ma arvan küll, et kirjelduse järgi ülejäänud üldseisundi näitajad pigem stabiilsed, jääb mulje, et ühe organi haaratusega potentsiaalselt eluohtliku patoloogia tegu. Kui seal koha peal oleks reanimobiilibrigaad või heade anestesioloogiliste intensiivraoskustega inimesed, siis selle haige narkoosi viimine ja ära intubeerimine oleks kindlasti igati korrektne tegu. Villem, me olemegi praegu seal. Just. Et siis teeme ära. Et siis, aga Villem selles mõttes väga hea nagu tähelepanek, et jälle, et see on see, et intubatsioon on selles mõttes nagu väga keeruline protseduur, keeruline olukord, et kui ikkagi saab, ütleme, ta ei lange väga hüpoksiasse näiteks, et me võime selle olukorra teha ka keerulisemaks, et ütleme niimoodi, et me võtsime siis selle patsiendi, panime raami peale, võtsime autosse ja vaatamata reservaarmaskiga saturatsioon langeb 95, 90, 85, mis ei ole kindlasti kuidagi kasulik, et siis võib-olla ka niisugused invasiivsemad sekkumised on ka palju rohkem näidustatud. Ja kindlasti, loomulikult. 2 asja, mis neurotraumaga haigel või kas spontaanse intrakraniaalse verdumisega patsiendile prognoosi oluliselt halvendavad, on hüpotensioon ja hüpokseemia. Ja need 2 peaks olema välditavad igal võimalikul ja antud puhul on kindlasti väga ohtlik see, kui patsiendil on hüpokseemia, mis jääb lahendamata.
Lihtsalt miks ma ütlesin, et see alati enne, kui me erakorralist haiget intubeerima lähme, peaks korraks mõtlema, kas seda peab tegema nüüd ja kohe, mõtlema ka veel teades oma isiklikke kogemusi intubeerimisega, oma meeskonnaoskuseid, oma vahendeid, keskkonda, kus on, et kaaluma, kas seda peaks tegema nüüd ja siin, või hoopis on patsiendile kasulikum siis, kui sama protsessi tehakse näiteks haiglas, kus inimesi on palju rohkem, vahendid on paremad, ruumid on suuremad, valgemad. Et ka kui me läheme, on oht, et patsiendil enne intubatsiooni ei ole hüpokseemiat, me viime ta ravimitega narkoosi, võtame ära hingamise ja ei õnnestu kiire ja edukas intubatsioon, me hoopis tekitame hüpokseemia, asja, mis sellele patsiendile väga kahjulik on, et enne kui üldse hakata intubeerimist mõtlema, peaks nagu mõtlema, kas pean seda tegema mina nüüd ja siin, või see patsient saab sellest suuremat kasu siis, kui ma lihtsalt panustan kiirele transpordile ja tehakse seda kusagil mujal. Väga mõistlik selle peale mõelda ja kuna me oleme praegu siis, ütleme nagu brigaadiga oleme viiekesi, kus meil on siis nagu teine liige ja kolmas liige ka kaasas, võtame otsuse vastu, et intubeerime selle patsiendi ära. Nii. Intubatsiooniga on alati, ütleme, kellel ei ole ka palju kokkupuudet, see alati on selline kindlasti väga pingeline protseduur, kuna see on aegkriitiline, nagu me ka rääkisime, nagu Villem mainis, et hüpoksia risk on suur, eriti veel haigel, kes nagu ütleme siis, kelle hüpokseemia süveneb meie silme all. Ants, ma küsin kohe sinu käest, et kuidas sa tavaliselt lähened, et sa töötad kopitoas anestesioloogina, et kuidas sa hindad patsiendi puhul, et kas tal võiks olla raske hingamistee, et mis on need kriteeriumid, mille järgi sa seda hindad? Üks asi on see, mida sa siis patsiendile peale vaadates näed ja teine on see, mida me mõõta saame, et see tõesti, et nagu enne siin mainitud sai, et anatoomilised iseärasused, lühike või siis väheliikuv kael, väike alalõug või üleüldse selline vähegi kummalisem või ebatavalisem näoanatoomia, mis võib mingisuguseid takistusi põhjustada, laryngoskoopial näiteks. Vähene suu avanemine, asi, mida paljud ei oskagi, ma arvan, kohe kontrollida või millegi selle peale mõelda, sest seda vist oli liiga tihti teha. Aga kui sa avastad selle, et see suu ei avane, hetkel, kus sa oled juba ravimid ära teinud, oma hingamise ära võtnud, siis on väga keeruline. Et siis enne, kui ütleme nagu reservaarmask peale, siis korraks hinnata ka ikkagi, kuna meil on patsiendi käes on 3, siis me saame korraks nagu hinnata, et kui palju see... kuidas on lihastoonusega näiteks lood, jah. Ja ma ikkagi koos füsioloogiga tahaks kõiki neid teisi tingimusi ka vaadata, et mis asendis patsient on, kas meil on endal ruumi toimetada, proovida parandada kõiki need asju, tegelikult ma ei tahakski kohe hakata pihta siis selle intubeerimisega, vaid kui meil on mingisugunegi ventilatsioon või gaasivahetus olemas, siis mitte, et võtta aega maha, aga lihtsalt võtta rahulikult, tegelikult enamasti ei ole meil tohutult kiire ja tegelikult intubatsioon erakorralisel haigel ei peagi olema üldse nii närviline olukord, nagu ta tihti kipub olema, et samamoodi tegelikult nagu kiirabis haiglaisel etapil on intensiivravi osakondades intubeerimine ka ikka tegelikult üsna haruldane tegevus. Kui see jaotada ära kõikide valvegraafikus leiduvate inimeste peale, siis neid intubatsioone aasta peale tegelikult ei tule üldse palju. Need on inimesed, kes on siis tegelikult anestesioloogid. Ja selle tõttu ka ikkagi intensiivravi intubatsioonid ja samamoodi erakorralise meditsiiniosakonna intubatsioonid on ikkagi olnud ajalooliselt sellised närvilised, kaootilised tegevused, alati midagi on kadunud, keegi jookseb, miski kukub, midagi on puudu, mõni ravi viimasel hetkel, kui palutakse, et see süstitaks, selgub, et keegi pole seda võtnudki, sest keegi pole küsinud. Et kõigepealt tegelikult peaks tegema plaani ja peaks selle plaani kõigiga läbi rääkima. Et kõik saaks asjadest ühtmoodi aru. Et selle pärast Tartus me tegimegi sellise hingamiste ja käsitluse juhendi väljaspool operatsioonituba, mis siis kõikides meie täiskasvanute intensiivravi osakondades ja tegelikult ka erakorralise meditsiini osakonnas on kasutusel. Ja kui enne seda tõesti olid kaootilised need intubatsioonid, siis pärast seda on õed, ma ei tea, kas kurtnud, aga niimoodi möönnud tõika, et intubatsioonid on igavaks läinud. Mis on ainult positiivne? Mis on ainult positiivne, jah. Parim kangelastegu on loomulikult ära hoitud kangelastegu. Jah, seal on ka see, et kas on vaja ja võib-olla, Villem, ma küsin sinu käest, et Ants tõi nii hästi välja just selle rollide jaotavuse, et kuidas et sul ongi, eks ju, ütleme niimoodi, et tavabrigaadis, eks ju, et ütleme niimoodi, meie Ants ja meie lihtsalt ülbelt vaatame kõrvalt, et sul ongi nagu ütleme siis teine liige ja kolmas liige, et kuidas sa need rollid ära jaotaksid, et
mis Tartu kiirabis on võib-olla selles mõttes niisugune nagu eriskummaline, et kui kuulaja ei ole nagu näinud või ei tea, siis meil on ikkagi suhteliselt väike niisugune Volkswageni buss, ega seal väga palju ruumi ei ole, et ega tavaliselt isegi 3. liige sinna taha naljalt ei mahu ja suhteliselt kitsas on. Et kuidas sina need rollid ära jaotaksid? Jaa, rollid tuleb ära jagada. Enne veel, kui rollid jagada, ma korraks mõtleks läbi, mis me üldse tegema peame selleks, et rolli jagada. Me peame valmistama kõigepealt ette oma iseennast ja oma inimesed, ehk nagu Ants ütles, oma plaani, rääkima selle plaaniga läbi, et kõik me kolmekesi õe ja autojuhiga või parameedikuga koos saaksime sellest aru. Peaks ette valmistama patsiendi, et tema oleks maksimaalselt heades tingimustes ja siis ette valmistama kõik vahendid. Ja ettevalmistus, kes nüüd mida ettevalmistus teeb, sõltub suuresti sellest konkreetsest brigaadist, keda on kuidas õpetatud. Ravimid valmistab praktiliselt alati ette õde, hingamisteede vahendid valmistab ette õde kindlasti sageli õde, aga ma arvan, et arst ise kindlasti saaks ka aidata. Aga on ka mingid lihtsad asjad, näiteks patsiendi heasse asendisse panek, et erakosi haige alati kõige mõistlikum asend intubeerimiseks on tõsta pea ja rindkeri 30 kraadi tõstetud poolistuvas asendis. Seda saab ka kindlasti autojuht teha, tagada, et hapnik oleks piisavalt olemas, kas piisaval arvul väikseid balloone, mis oleks täis või suur hapnik lahti keeratud. Et tegevus jätkub kõigile 3, aga üldreeglina on arst see, kes juhib kogu meeskonda, vaatab, mida teised teevad, annavad korraldused ja on ka see, kes ise intubeerimise kui protseduuri läbi viib. Õde on see, kes valmistab ette vahendid, süstib ravimid ja autojuht abistab neid, sealhulgas, kui on tarvis kusagilt hoida, midagi ulatada. Ja sa, Villem, väga hästi jagasid nagu, et mida me tahame kõik ette valmistada, et ühelt poolt valmistame ette patsiendi, valmistame ette siis ennast ja oli 3 ka, või oli kaks vahendid, täpselt 3 nagu aspekti. Aga võib-olla kui tullagi korraks nagu nende juurde tagasi, et kas sa räägisid natukene, et kuidas me patsienti võimalikult hästi ette valmistame selleks perintubatsiooni perioodiks? Just, et intubatsioon erakorralisel haigel ei ole mitte protseduur, vaid see on kogu protsess, mis algab plaani tegemisega ja lõpeb siis mingi hetk alles eduka intubatsiooniga ja see edukas intubatsioon kui protseduur on ainult nagu selle jäämäe veepealne osa. Ma segaks kohe vahele, et mõnes uuringus isegi see protsess või protseduur tüsistuste kirjeldamisel ja statistika tegemisel kasutatakse, et kuni 30 minutit pärast erakorralist intubatsiooni. Jah, see oli hüpoksi esinemine, aga nii. Just, ma mõtlesin ikka emotsionaalne kulminatsioon on saabunud siis, kui toru on sees ja asend kinnitatud, et tõsi, tüsistuste mõttes ei ole sellel hetkel veel kaugeltki kõik lõppenud. Et tasub ikka lõpuni teha, et samamoodi nagu aga see ei olnud küsimus. Küsimus oli, et kuidas patsient ette valmistada. Et asend on oluline, et pea ja pool istuvas asendis, võimalik, et veel ka padi või peal nikus natuke nõusutaja asendi. Kahjuks meil ei ole video podcast siin, aga et siis võiks siis olla nagu midagi siis pea all, mis kuidagi lükkab seda või siis rohkem abaluud all? Siin on nüüd erinev, oleneb mis panna, aga kui midagi muud pole võtta, siis kiirabiautost ühe kokku lapitud lina või tekki ikka leiab, mille patsiendi kukla peale panna niisugust nõusutaja asendit. Hommikuse nõusutamine siis. Sniffing the morning air nii-öelda, et selline asend peab patsiendil olema ka tegelikult ja see on väga-väga oluline. Nagu teeks akna lahti ja siis. Ja teine võtmemoment, need väga sageli haiged on hüpokseemias, et need haiged tuleks hästi preoksügeniseerida, ehk et need sisemised kopsudes olevad hapnikureservuaarid alveolid maksimaalselt täita puhta hapnikuga. Ja eks siin on mitu võimalust ja klassikaline tuntud meetod on reservuaariga hapnikumaskiga 15 liitrit minutis, mis on igati hea meetod siis, kui haige eelnevalt ei ole hüpokseemias, nagu meie patsient siin, tal on intrakraniaalne verdumine. Aga kui haige on veel hüpokseemias, hingamispuudulikkuses, mis iganes põhjusel, siis parim preoksünitsiooni meetod kindlasti on mitteinvasiivne ventilatsioon, mida ka kiirabis vähemasti siis CPAP-maskiga teha on võimalik. Aga siit tuleb küsimus, et kas me võiksime ka CPAP-ina kasutada ambu ja näomaski kombinatsiooni, et kui efektiivne see on? Pigem ei soovita, sest et CPAP-mask, mis on oluliselt lihtsam. Ambu häda selles, et selleks, et ambuga teha korralikku positiivset lõpprõhku, peab ta olema kogu aeg väga hermeetiliselt näol. Tal peab olema piipklapp vahel ja siis mida kindlasti ei tohi teha, on lasta sellel haigel ise läbi ambu hingata, sest et ambul on klapid vahel, patsient peab need klapid lahti tõmbama ja sellega tema hingamistöö ja seisund oluliselt võivad halveneda. Et sellisel juhul tuleb haiget ise ambukotiga koos temaga hingata, aga kui me räägime haigest, keda me veel ei ole narkoosi viinud,
ta ei taha, et keegi koos temaga läbi ambu hingaks, ta tahab seda ise teha, see on väga nii-öelda, seda sünkroniseerida meil on endal väga raske. Ehk et siis tekib düssünkroonsusi palju, ehk et läbi ambu preoksüdatsioon üldreeglina ei ole hea praktika. Ja korralik selline ambuga ventileerimine nõuab vähemalt 2 kätt ka, kui mitte rohkem, et eriti veel, kui see ambu on jäigalt selle maski külles, siis see ei ole just üleliia mugav. Paras väljakutse ja kiireb olukorras, eriti kui meil on maksimaalselt 3, teoreetiliselt isegi võib-olla mahub sinna taha 2, et siis iga kätepaar on nagu äärmiselt teretulnud, et siis võib-olla ka, et käed vabaks saada, et see on nagu hästi, hästi oluline. Ants, kas veel kuidagi patsiendi ettevalmistuses on sul veel lisada midagi siia juurde asendile ja siis preoksügenisatsioonile? Ma tahaks mulle ikkagi selline hingamisteede käsitluse juures sellised checklistid on väga, väga hingelähedased ja armsad, et ma tahaks käia läbi kõik põhifüsioloogia koos siis asendiga, mis juba sai mainitud preoksügeniseerimisega, vaataks kõik elulised näitajad, mis meil on õnnestunud mõõta, vaataks üle, verbaliseeriks, nii et kõik kuulevad neid ja panevad mõttes kirja. Ja ega muud, ma ei teagi, mis ma kohe oskaks patsiendi koha pealt just veel öelda ettevalmistuse osas. Kui me tahame preoksügeniseerimise jätkuks isegi teha sellist, midagi enamat juba, et sellist apnoelist oksügenisatsiooni, siis selleks peab ka asjad juba ikkagi kohe valmis võtma, et näiteks ninakanüülide kaudu siis anda laringoskoopia ajal näiteks apniku, et me ei saa hakata neid asju jooksvalt võtma, vaid kõik peab olema valmis. Et see on ka üks soovitus, mida ma olen nagu kuulnud, et võiks olla ka ninakanüüli siis kogu aeg nagu siis perintubatsiooni ajal olemas, on see asi? Absoluutselt, et kogu meie tegevuse eesmärk peaks olema seda, et ära hoida hüpokseemia teket sellel hetkel, kui haige ise enam ei hinga ja meie pole teda veel edukalt intubeerinud. Preoksügenatsioon on see, mida me enne saame teha, et pikendada ohutut hüpokseemia aega. Ja teine võtte, mis saab teha, on panna siis nii-öelda passiivselt ninakanüül ka 15 liitrit minutis haigele nina alla, et siis see suure hooga puhub puhta hapniku hingamisteedesse, mis siis lihtsalt pärikontsentratsiooni gradienti diffundeerib alveoolidesse ja aitab ka natukene pikendada seda ohutut apnoe aega ehk ära hoida desatureerumist. Nüüd, kui me oleme siis patsiendi nagu ettevalmistanud, vähemalt antud juhul, nüüd on siis nii-öelda siis ravimite ja vahendite osa, et ma kohe küsin niisuguse võib-olla välk küsimuse. Villem, mis ravimeid sa palud õel ette valmistada? Millega sa patsiendi intubeeriksid? Klassikaliselt on meil tarvis 2 tüüpi ravimeid. Meil on vaja 1 tüüpi ravimeid neid, millega me viime haige narkoosi ja relakseerime ja siis meil vähemasti peavad olema alati valmis ka need ravimid, millega me esmaselt saame ravida levinumaid tüsistusi, ehk siis ennekõike on see mõni vasopressor. Ehk et need peavad kõik olema valmis juba valmis võetud juba ettevalmistuse ajal. Ja hüpnootikumidest erakorralisel haigel ketamiin on järjest enam uuesti populaarsust võitev ravim, kui kõrvaltoimet ehk ennekõike hüpotensiooni mõttes kõige ohutum. Ja tänasel päeval üldine arvamus on, et erakorralist haiget täiskasvanud patsienti vähemalt ilma relaksandita intubeerimine ei ole ka hea praktika ja seetõttu peaks olema ka kiiretoimine lihasrelaksed kohe saadaval, kas on siis üksinolgüliin või rokuroonium, siin on mõlemal omad plussid, omad miinused, aga laias laastus ma neil vahet ei näe. Aga mis doosis sa ketamiini teeksid? Ja kiirabis on meil S-ketamiin? Ketamiini ja S-ketamiini puhul nüüd tuleb meeles pidada, et need on mõlemad väga sarnased ravimid, ainult et toimetugevus on 2-kordne, sellest tulenevalt on annus siis 2-kordne. Ja standardne ketamiini annus on 1-2 milligrammi, S-ketamiinile siis poole vähem ehk 0,5-1 milligrammi. Kui mul on neurotraumaga haige, siis tõenäoliselt ma valiksin pigem selle annustamisvahemiku ülemises otsas oleva koguse. Oleks mul šokis haige, siis ma pigem võtaksin annustamisvahemiku alas osas oleva. Ja siin võib olla ka välja tuua, et kunagi oli ka hästi sugune, vastuseis, et kas ketamiin tõstab intrakraniaalset rõhku ja kas ta sobib ajukatastroofi haigete intubatsioonile, aga viimaste uuringute alusel siis see ei ole vastuneedustatud ja ei ole. Ja ikkagi nagu sobib. Võtaks võib-olla lihtsalt opioidi sellisel juhul ka sinna kompotti sellele roketamiinile võtaks juurde fentanüüli. Kui on tõesti väga tugev kahtlus, et on mingisugune ajukatastroof või tõesti selgelt ajutrauma. Okay. Mis kompott sul oleks, ütleme, et ta 50 kilo? 50 kilo, see on selline
hea lihtne variant siis, et ma arvan, et 50 kilo, no teeks siis 100 mikrogrammi fentanüüli, et kuskil 2 pro kilo, teeks siis 1 pro kilo S-ketamiini, kuna Eestis on tõesti mõlemad preparaadid kasutusel, siis Eestis ma ka opitoos või kus iganes ma satun olema ja ketamiin on kasutusel, siis ma alati küsin üle ikkagi, et kas meil on S-ketamiin või meil on ketamiin, sest see varieerub, vahepeal näiteks kliinikumis olid mõlemad korraga olemas, et juba tüütu. Et jah, 100 mikrogrammi fentanüüli, 50 milligrammi S-ketamiini ja mina võtaks rokurooniumi kindlasti. Ja ma teeksin, ma arvan, 60 milligrammi rokurooniumit, kui ta on 50 kilo ja selline ei ole kuskil ekstreemsuses oma pikkusega. Et see oleks siis nagu nii-öelda RSI, mis on siis Rapid Sequence Intubation doosis, kus on natukene siis relaksandid on suuremad. Jah, eesmärk on see, et sellel hetkel võimalikult lühikeseks jääb see apnoe periood, et kui me oleme oma ravimid ära süstinud ja nende mõjul patsient lõpetab spontaanselt hingamise, et võimalikult ruttu saabuks need tingimused, et me saame patsienti hakata laryngoskopeerima ja intubeerima. Et sellepärast ei jääks nagu tavaliselt plaanilisel paastunud haigel operatsioonitoas rahulikult ootama, et kuidas patsient on magama ja siis alles süstima relaksant ja rahulikult patsienti ventileerima ja siis lõpuks minutite pärast alles intubeerima. Et meil on ikkagi kiire ja eesmärk hoida apnoed võimalikult lühikesena. Villem, ma küsin sellise küsimuse, et kuidas su kogemus on või kuidas juhendites tavaliselt on, et kas, kui me lähme siis selle RSI teed pidi, kas siis ventileerida kerge rõhuga natukene või pigem mitte? Klassikaline lõksu küsimus. Ega see on ikkagi Deltavõtse podcast siin, ei saa lihtsalt küsimus olla. Ühest jah, ei vastust anda pole võimalik. Klassikaline soovitus RSI-le oli mitte ventileerida ja see on ka see, mida mina üldreeglina olen rakendanud. Siis oli üks, mis seal salata omajagu kriitikat saanud uuring, kui ma eksi siis 2019 aastal Prevent Study, mis siis küll uuriti operatsioonitoas erakorralisi haigeid, et kas neid ventileerida või mitte, ja saadi, et neil haigeid, keda ei ventileeritud, on desaturatsioonide arv suurem, üllatus, see on ju loogiline, ja aspiratsioonides vahet ei nähtud ja tehti järeldus, et võib küll ventileerida. Tõsi, uuringugrupp oli nii väike, et aspiratsioonides seal ei olnudki võimalik vahet tulla. Kuna see on nii harva just, ja pärast seda, ehk siis selle pigem väga nõrga soovituse alusel on, et siis vastavatesse juhenditesse niisugune nõrk soovitus tulnud, et pigem ikkagi ventileerida. Aga mitte lihtsalt ventileerida, vaid madala rõhuga ventileerida. Jah, et praegu, kuidas mina olen teinud, mina ei ole ventileerinud üldreeglina. Korraks vaatan ka haiget, milline on tema hüpokseemerisk, milline on tema aspiratsioonirisk, on vahe, kas on neurotraumaga haige või on bensooli iileusega patsient. Kui ventileerida, siis kindlasti ainult niimoodi väga õrnalt ja madala rõhuga, et kui see ventilatsioon keeruline on, siis suure rõhuga mitte. Jah, aga seda madala rõhuga ventileerimist on meil, seda on hea lihtne meil operatsioonitoas või haiglas ka EMO-s siis, kus meil on narkoosiaparaat teha, sest meil ei ole sellist rigiidset ambut, meil on selline üsna vabalt saame seda maski manipuleerida näo peal, meil ei ole seal niisugust jäika toru, meil otsas on jäigalt ambu, vaid meil on siis APL-klapiga narkoosiaparaat, kus me saame ise sättida rõhku, et üle mille siis üleliigne rõhk läheb kõrvale nii-öelda ja seda võimalust meil ei ole, kui me ambuga peame seda kõike tegema. Et see on jah, nagu päris ambuga kiirabi kontekstis väga raske üle kanda neid, seda siis sinna konteksti, kus me peame patsienti ambutama, et ambuga madala rõhuga ventileerida on samal ajal hoida hermeetilisust ei ole nii lihtne kindlasti või nii mugav kui narkoosiaparaadiga. Et selle peale kindlasti mõelda, et kui intubatsioon toimub kuskil nagu operatsioonitoa väliselt, et just, et see sama, et kindlasti peab olema madala rõhuga ventilatsioon ja kui seda ei ole võimalik teha, siis järelikult seda ei ole võimalik teha. Aga on üks võte, mida ma ise rakendan ja mis nagu selle probleemi suuresti nagu eos antab, see sama provoksatsioon mitteinvasiivse ventilatsiooniga või siis CPAP-iga. Et mina lasengi oma patsientidel mitteinvasiivse ventilatsiooniga hingata nii kauaks, kui on tehtud kõik ettevalmistused, kui on tehtud hüpnootikum, relaksant mõjub ja siis relaksantil võtab tavaliselt 30-60 sekundit aega, et mõjuda ja tavaliselt ma vaatan patsiendi hingamist ja kui tema hingamine lakkab, siis see ongi nüüd see aeg, kus nüüd hakkab õite peaga kohe relaksant mõjuma või õigemini juba mõjubki, et ta hingabki mitteinvasiivse ventilatsiooniga nii kauaks, kuni lihasrelaksant on mõjunud, siis ma võtan nivvi ära ja panen juba laryngoskoobi suhu. Ja see nagu elimineeribki kohe selle küsimuse, et kas ma peaksin seal vahepeal patsienti maskiga ventileerima või mitte. Küll aga
väga tahan rõhutada, et kui see esimene intubatsioonikatse ei osutu kiireks ja edukaks, siis katsete vahel kindlasti peab üritama seda patsienti ventileerida maskiga. Sõltumata sellest, kas see on lihtne või raske. Et seal nagu CPAP enam ei toimi. Ma küsin sult veel, Villem, ühe provokatiivse küsimuse, kuna sa ise CPAP-i juurde läksid. Kui sul on kõrge aspiratsiooniriskiga patsient? Hüpokseemia on ohtlikum. Ja et kui patsient parasjagu oksendab, et siis mitte CPAP-i panna? Siis mitte, just. Aga see, et tal on kõrge risk aspiratsioonile, siis see ei ole mitte invasiivse ventilatsiooni vastane edustus. Kui me rääkisime juba aspiratsioonist ja kõigest sellest, üks teema, mida me veel ei ole jõudnud mainida, aga mis kindlasti on väga oluline, on aspiratsioon ja aspiratsiooni kontrollimine enne siis kogu seda intubatsiooniprotseduure. Et see oleks nagu meil võimalus oleks olemas. Aga ma tahtsin Ants kiiresti küsida, kas tavaline laryngoskoop või videolaryngoskoop? See nüüd sõltub operaatorist, et millega ta on pädevam. Et üldiselt see on aja küsimus, millal meil on esmavalikuna ikkagi ainult videolaryngoskoobid. Ilmselt, ma ei usu, et siin on juttu aastakümnetes, siin on ikkagi pigem aastatest juttu, et väga paljudes piirkondades juba ongi tõesti valdav osa erakorralisi intubatsioone videolaryngoskoobiga ja protokollide ja kokku pandud varustuse järgi. Et juhul, kui on olemas videolaryngoskoop, siis sellisel kriitilisel haigel ma leian, et esimene katse peab olema maksimaalselt edukas ja sellest tingituna ma võtaks videolaryngoskoobi kindlasti. Kui see on siis selline hüperanguleeritud keelega, et mitte nagu tavaline siis Mackintoshi laryngoskoop, millega me kõik oleme harjunud, vaid siis sellise vähe kõveram klatskoobi nime all näiteks tuntud kõikidel klatskoopidel peaaegu, mis meie omal kasutusel on siis just need hüperanguleeritud keeled, mõnel pool on mõni üksik siis tavaline Mackintoshi keel ka. Ja see tähendab seda, et meil peab olema siis kas vastav juhtavarras siis toru sees või siis meil peab olema selline bužii, millel me saame ise vastava kuju anda. Sellisel haigel ma kindlasti ise helistaks videolaryngoskoopi ja seda enam, kui see toimub kuskil ebamugavates oludes, kus enda ergonoomika juba on selline, et sellist head joont otse sinna häälepaalte vahele nagu nõpikupildi peal on, et otse silmast läheb selline punane sirgekriips häälepaaltest läbi, patsiendi häälepaaltest läbi, et seda ei saavuta. Kas muidu, erinevusi, kas siis hüperanguleeritud videolaryngoskoop versus siis tavaline laryngoskoop, et kas seal on mingeid, soovitusi, trikke, mis sul on kogemuse see probleem on, et kui ei ole selle viimasega, siis hüperanguleeritud keelega ei ole kogemust, siis ta on keeruline ja siis temast ei ole kasu, vaid rohkem probleeme pigem. Et tuleb kasutada seda, milles oled kõige pädevam kindlasti ja et selle kõige parema vahendiga teeks kindlasti esimese katse. Et see on ka piirangud, et tavabrigaadides praegu on meil ainult tavaline laryngoskoop, aga reanimobiilidel on siis ka videolaryngoskoop juba olemas. Villem, selline küsimus, mis suuruses toru? Kas intensiivraviosakond on väga kuri, kui patsiendil ei ole 8 suurusega toru? Ei ole väga kuri. Mis suuruses? Naised 7, mehed 8 ja siis ei ole eksinud. Hea toru on see, mis läheb kiiresti häälepaalte vahele ja mis on piisava läbimõõduga, et haiget õnnestuks adekvaatselt ventileerida. Ja kui intensiivravist vaatab seda, et edaspidi on väga võimalik, et patsiendil on vaja teha bronhoskoopiat ja bronhoskoopia tegemiseks on hea, kui on suurema diameetriga torud. Aga ei, ma arvan, et me oleme selles küsimuses nõus küll mööndusi tegema. Et saabki ümber intubeerida, et ei ole probleemi? Siis on see on meie otsus, et kas me siis intubeerime ümber või leiame mingi muu lahenduse. Ja ka intubatsiooni lihtsus ei sõltu toru suurusest. On väga-väga harvad juhtumid on see, et kus intubatsioon õnnestub sellepärast, et toru on valitud vale suurusega. Et ei ole ka mõtet nagu ülemäära pisikest toru võtta, et see ei lahenda ühtegi muret. Mm-hmm. Ja ei tasu võib-olla ka karta väga suurt toru või selles mõttes, et 8 naisterahvale 7,5–8 enamikele naisterahvastele sobib küll, enamikele meesterahvastele 8,5 ja number 8 toru on juba meie jaoks vägagi sobib. Mehele number 8 toru hambakaarest siis 22 sentimeetrit ja naisele 7,5 toru 20 sentimeetrit. Et valge rassi inimeste puhul, kes siin meie kandis elavad, peab see peaaegu alati paika, samamoodi nagu ventilatsiooniks 500x12 nagu hingamisaparaadina, et default settingud on, see enamasti toimib, kindlasti järgmise podcasti esinejad siin kohal tahaks sekkuda, aga üldiselt need kõige lihtsamad asjad enamasti töötavad. Jah, et siin tuleb meil siis nagu 2 hingamisteede podcasti, et üks on siis raske hingamistee ja teine on siis juba mehaaniline ventilatsioon, et siis saame nagu edasi rääkida.
Nüüd, kui me nagu sellest intubatsioonitoru suurusest rääkisime, siis üks asi, mis ka enne läbi käis, on siis nii-öelda plaan. Ütleme, et intubatsioon kõik õnnestub, ideaalne, aga mis siis, kui meil intubatsioon ei õnnestu, kui meil on tõesti olukord, kus me mingil põhjusel, kas me ei suuda visualiseerida häälepaelu või mingil põhjusel meil see ei õnnestu. Just, et alati, kui me lähme erakorralist haiget intubeerima, meil võib olema esimene plaan, ehk see, mida me tahame saavutada, milleks enamasti on siis edukas intubatsioon esimesel katsesel. Aga alati peab olema ka tagavarad plaanid, mis me siis teeme, kui see ei õnnestu. Ja klassikaliselt on see ABCD lähenemine, kui A on intubatsioon, ehk siis B võiks olla vabade hingamisteede tagamine supraglottilise seadmega, C maskventilatsiooniga ja D ehk viimane plaan siis kirurgiline hingamistee. Ja plaan peab olema olemas ja ka selleks, et plaanist on veel minu peas, on vähe abi, et oma meeskond tuleb ka plaanist teatavaks teha, läbi arutada. Sealhulgas see, et millise supraglottilise seadme võtame, mis suuruses võtame, kus see asub, kes annab. Et niisugused pisikesed detailid tasub läbi mõelda ja omavahel läbi arutada. Et enne kui me reaalselt intubeerima lähme, et siis kindlasti võiks need asjad valmis olla või vähemalt nagu käeulatuses, et me saame neid nagu kohe siis nii-öelda haarata. Just. Asjad peaks olema valmis, aga asjad peaks olema ka välja öeldud, et oleks valjult välja öeldud tõesti, et me läheme tõesti intubeerima, aga meil on varuks, ma ei tea, kas siis tõesti kõritoru või näiteks kõrimask ja vajadusel ventileeriva maskiga ja kirurgilise hingamiste vahendid on meil siin. Et me kõik teaksime, et kui Ants sa tegutsed, et ma teaks ka, et mis see nagu plaan on. Või siis ka see, et isegi kui Ants tegutseb, aga Ants jääb tunnelisse näiteks ja jääb intubeerima, mis on vägagi reaalne selline olukord, et siis teise brigaadi liikmed saavad sekkuda ja öelda, et tegelikult meil on nüüd järgmine plaan see ja see ja see. Abistada sind heade ideedega. Ja. Et see võib-olla on üks hea soovitus, mida ma kuulsin, et võib-olla nagu üks inimene määrata, antud juhul oleks siis teine liige, kes siis vaatab kogu aeg saturatsiooni ja jälgib seda aega, et kaua siis selleks, intubatsiooniks on läinud, et kui saturatsioon hakkab juba langema, et siis nagu anda nii-öelda operaatorile teada. Et kui anestesiolo hakkab intubeerima, siis tema silmaring ahaneb häälepaalte laiuseks ja ta ei suuda tajuda aega, ei suuda tajuda, mis toimub tema ümber, sealhulgas milline on patsiendi üldseisund. Ja et kindlasti, et oleks teine liige, kes jälgib aega, ehk et üks intubatsioonikatse ei viiga pikaks ei läheks, üle 1 minuti ei tohiks see olla, võib-olla vähemgi, ja just, et kui patsiendi üldseisundis mingid muutused toimub ja esimene muutus, mis tavaliselt toimub, on saturatsiooni langus, et siis kindlasti sellele tähelepanu juhtida. Selline küsimus, kas te teate, et hästi oluline, mis on nagu ütleme üldse patsiendi käsitluse juures on steriilsus ja nii-öelda puhtuse hoidmine. Et kui oluline see on intubatsiooni protseduuri ajal, et ütleme, et me näiteks, kui me intubatsioonitoru lahti teeme, et me hoiaksime seda ikkagi selles kotis, millest ta tuleb, või kas me võime kinnastega võtaks pigem nagu kaugemalt kinni, et kui oluline see aspekt on. Kui meil on olukord, kus me oleme hinnanud, et meil on haiglaeelselt vaja patsient ära intubeerida, patsient intubeerida siis selliste asjade peale ei peaks küll aega raiskama, et mõelda nüüd toru steriilsuse peale. Et sellistele asjadele ma isegi ei mõtleks pigem. Et kõige tähtsam, et hingamine oleks tagatud ja et see kindlasti selles mõttes nagu kahjuks tapab Mansetti nagu keegi otseselt nagu näputama, ma arvan, niikuinii ei lähe, et ei tasu vast seda üle mõelda. Nii, aga nüüd meil on ilusti siis laryngoskoobiga vaatasime, häälepaal nägime, intubatsioonitoru lükkasime ilusti läbi. Kuidas me nüüd oleme veendunud, et see intubatsioonitoru on seal, kus ta peab olema? 2 võimalust on, eks? Võimalusi on erinevaid, aga ainult üks on hea. Ja ainus hea variant veenduda selles, et intubatsioonitoru on hingamisteedes on ka apnograaf, mis siis näitab süsihappegaasi sisaldust välja hingatavas õhus. Ja see saab inimorganismist tulla ainult kopsudest, ehk kui apnograaf näitab meile adekvaatset numbrit, siis oleme me oma intubatsioonitoruga hingamisteedes. Ja kõik muud meetodid, et patsiendi vaatamine ja hambukoti resistentsuse tunnetamine ja kopsude auskulteerimine on ka kindlasti väga mõistlikud ja vajalikud, aga piisab liiga väikese usaldusväärsusega. Aga kui patsient on väga palju Coca-Colat enne jõudnud? Jah, on mingid, kui patsienti näiteks on jõudnud väga palju Coca-Colat või näiteks me ise oleme teda maskiga eelnevalt ventileerinud, aga ventileerinud makku, siis on algselt on võimalik, et mingi hulk süsihappegaasi on ka maos. Sellisel juhul võib tõesti 1, 2, 3, 5 kapnograafi tsüklit nii-öelda meile mingit positiivset numbrit näidata, aga sellisel juhul see on väga selgelt äratuntav muster, mida professionaal peab tundma, ehk et süsihappegaasi sisaldus iga hingamistsükliga hakkab langema ja hiljemalt 5.–10. tsükliks läheb nulli.
et see on nagu hea näide, et kuidas see on pool tundi ikkagi, et ei saa kohe nagu siis see on ikkagi niisugune, pigem me räägime 30 sekundist, kui see peaks selge olema. Et kapnograaf on ainus usaldusväärne meetod. Kindlasti peab olema kapno. Mingi muu asi ei ütle seda kindlalt, et meil on toru häälapäälte vahel just trahhe ja see toimub ventilatsioon. Et see on kõige olulisem asi. Et kui oleks üksikule saarele võtta 2 asja kaasa, siis võtaks sättianduri ja kapno. Ma võtaks paadi ja aerud. Siis võib-olla Ants saab kuidagi hääletada su paadi peale, aga saab saturatsiooni mõõta samal ajal, kui sa arvutad. Nii, aga kuna aeg surub väga peale, siis ütleme, et meil intubatsioon läks väga hästi. Teeme siis nii-öelda neuroprotektiivset transporti, peaosa ülesse poole tõstetud, hoiame patsienti anesteesias ja viime ta EMO-sse. Viime siis Tartusse, ilusti stabiilselt jõudis kohale, saime ta üle antud. Aga just siis, kui me jõuame EMO siis nii-öelda punasest tsoonist või neid kutsutakse eraldi, Tallinnas on Remsaal ja Tartus oli, mis ruum see oli, kus see kõige keerulised see ruum? Kus need kõige... EMO-saal. Aga Remsaal kõlab hästi. Remsaal kõlab hästi. Et me jõuame sinna, siis me näeme, et seal on just toodud siis 19-aastane meespatsient, kes sattus mootorratta õnnetusse. Koha peal on paigaldatud kaelakrae, vaagnalahas ja patsient on vaakumkraanul madratsis. Ja patsient on siis ventileeritud hingamisaparaadi poolt ja tal on pandud siis supraglottiline vahend. Tal on lisaks ka prillhematoom ja kõrva taga pätli hematoom, mis siis viitab kõik koljupõhimiku murrule. Ja lisaks on tal ka abalõualuus deformatsioon ning tõenäoline murd. Ja siis tuleb küsimus, kuna me oleme juba niikuinii seal, kas me saame aidata intubatsiooniga. Villem Nigu, kuidas me läheneme üldse siis, et nüüd on nagu siis ütleme, nüüd on anatoomiliselt ja ka füsioloogiliselt raske hingamistee. Et kuidas sa sellisel patsiendile lähened? Nüüd me oleme siis EMO-keskkonnas. Just, et kindlasti, mis muudab keeruliseks, on see, et patsiendil on teadushäire, tal on, ütleme, ebapiisav koperaabelsus ja see, et tal on näopiirkonnas mitmed murrud, mis tähendab seda, et suu avamine võib olla oluliselt piiratud, võib olla turset näopiirkonnas, aga seal aga me ei tea ka seda, et see turse võib olla ka alumises hingamisteedes, keeles, neelus ja kui võimalik on ka erinevad sekreedid või sealhulgas veri hingamisteedes, mis kõik selle keeruliseks muudavad. Väljakutse, kindlasti, aga mida teha? Täpselt samamoodi nagu eelmiselgi, patsiendil põhivõtted on ikkagi samad, valmistame ette nii-öelda meeskonna, sealhulgas teeme hea plaani, valmistame ette optimaalselt patsiendi ja valmistame ette kõik vahendid ja kõige selle juures omame veel ka tagavaraplaane. Nüüd, kui meil on personali rohkem, et kuidas sa seda plaani teeksid, et meil on nagu EMO-s piiramatult ressurssi, et Ants, et keda sa kindlasti tahaksid siin appi või juurde? No liiga palju inimesi kindlasti ei tahaks, et see pigem toob juba endaga segadust kaasa. Aga jah, kindlasti on vaja rohkem inimesi, et mainisid, et on vaakumlahases ja kaelakraega ka, et see muudab kohe juba tehniliselt intubatsiooni palju tülikamaks, et see nõuab ka üht lisainimest, kes siis peaks siis manuaalselt olema valmis hoidma seda kaela, et väga võimalik, et selle kaelakrae me peame ära võtma laringoskoopia ajaks, et üldse mahtuda toimetama. Aga EMO-s ma kindlasti teeksin seda nii, et kõike juhib inimene, kes on jalutsis ja ise käsipidi küljes ei ole, et meil on intubeerija, meil on siis keegi, kes seda kaela opereerib, meil on õde, kes tegutseb ravimitega, meil on õde, kes annab hingamisteede vahendeid ja siis on tiimijuht. Ja EMO-s tegelikult on tõesti ressurssi veel, et saame jälgida aega ja dokumenteerida ja kõik need rollid ära jaotada. Et sellise patsiendi puhul tõesti on neid punaseid lippe nii palju, et siin kohe ütleks kõva häälega välja, et siin tuleb nüüd raske, et see on raske hingamistee, raske intubatsioon, et väga võimalik, et on maskventilatsioon sellise patsiendi puhul ebaedukas, väga võimalik, et laryngoskoopia on keeruline ja kui tal on kaelakrae ja selle piirkonna trauma, siis on täiesti reaalne, et kirurgiline hingamiste on ka palju keerulisem veel sellest, mis ta muidu oleks. Et kindlasti kaarditaks ära, et kes meil seal EMO-s parajasti olemas on, et kelle peaks veel juurde kutsuma. Kelle sa tahaksid juurde kutsuda? Hingamisteede
koha pealt tahaks kutsuda kellegi appi ikkagi, kui see võimalik on. Kui tõesti see kael on selline, et seal võib mingisugune aktiivne verejooks näiteks olla, et siis kutsuks kellegi kirurgi appi. Kindlasti sellisel juhul, kui ma tõesti tavalisest enam ootan, et meil võib minna asi kirurgilise hingamistee peale, et siis oleks tehtud see nii-öelda kõri käepigistus või see laryngeal handshake, et see inimene, kes siis peaks kirurgilise hingamistee eest vastutama, et oleks katsunud selle kõri üle, ideaalis isegi oleks see pestud ja nugabuži ja toru valmis. Aga teeks ikkagi asju tavalises järjekorras, lihtsalt siin on nii palju neid ohumärke, et peab tõesti olema kiirelt valmis kõigeks. Kas sul on ka kogemus ultraheliga hingamistee või krikotüreidaalmembraani hindamisel, et niivõrd kuivõrd jah, et ma olen tracheostoomiaid intensiivis, olen teinud küll ultraheliga, otsinud välja need õiged vahemikud, kõhrevahemikud siis. Okay, tänapäeval on see ka võimalus, et kuidagi märgistada üles, vaadata. Ja või joonistada peale näiteks, mulle väga meeldib joonistada alati, kui aega midagi saab. Okay. Et miks mitte jah, aga igal juhul siin on nii palju keerulisi asju, et selle plaani teeks ära, et selleks ikka aega on, et oleks kõik vahendid olemas. Aga mis hetkel tuleks bronoskoobi kasutamine kõne alla? See eeldab seda, et on inimene, kes seda valdab. Väga hea vahend on bronoskoop ja tegelikult, kui meil on mitu sellist ikkagi hingamisteade eksperti, siis tõeliselt selline elegantne ja ilus metoodika on videoloryngoskoobi ja bronoskoobi ja videobronoskoobi just siis kombineerimine oma vahel. Kui on väga keeruline näiteks ainult ühe abil saada näiteks häälepaelu nähtavale. Et saame ka seda teha tõesti, et meil on tehnilised võimalused on ju haiglas kõik olemas. Tuleb lihtsalt olla neid kasutanud ja harjutanud. Kas Villem siinkohal, et ütleme, kui patsiendil on ka näiteks rõhk väga madal, et on hüpotoonias, me kahtlustame mingit verejooksu, kas siin ütleme, enne seda intubatsiooni oleks mõistlik ka vaadata siis selle, et kuidas seda patsienti optimiseerida? Ja kindlasti. See patsient suure tõenäosusega intubatsiooni vajab, aga see intubatsioon ei olnud aegkriitiline, see peab olema tehtud 1-2 minutiga, siin kindlasti on aega minuteid 10, 15, 3-30, rohkemgi kui vaja, selleks, et viia patsiendi üldseisund maksimaalselt heasse. Ja 2 paar ohumärki, mis kohe kirjas jäid kirja, on see, et patsient on hüpotensiivne, võimalik verejooks, nii et kindlasti infusioon või transfusioonravi võiks olla juba tehtud enne anesteetikumide tegemist, et hüpotensiooni või ära hoida või vähemasti vähendada. Ja ikkagi preoksügeniseeritud peaks olema see patsient ka ja hästi preoksügeniseeritud. Ja kui patsient on rahutu, oma hapnikumaski ära kisub, et siis igati aktsepteeritav variant on näiteks väikeses doosis ketamiini, kui see patsient eelnevalt sedeerida, et kõik need ettevalmistused oleksid talle kergemini talutavamad. Okay. Ja muidu ravimite osas RSI samamoodi nagu eelmise patsiendi puhul? Ma arvan küll, jah. Šokis patsient, taaskord võimalik neurotrauma, fentanyl, ketamiin. EMOS on siis minu meelest praegusel hetkel tavaline racemiline ketamiin, mitte esketamiin. Ja rokuroonium. Ja rokurooniumist sellepärast, et siin ei ole meil võimalust, et seda patsienti me ei intubeeri, et lüstenooni või suktsinüülkoliini toime läheb väga kiirelt üle, kui mingid probleeme on, siis peab juba kordusannused tegema, kordusannused on selgelt ohtlikud ja meil on rokurooniumi näol täiesti suurepärane alternatiiv olemas, et adekvaatses annuses peab ta lihtsalt olema, et selline 1,1–1,2 pro kilo rokurooniumit võtaks relaksandiks. Nii, ja me teeme siis kõik need ära, kuna me oleme juba, eelnevalt on meil juba nii-öelda käsi soe, siis meil ilusti see intubatsioon ka õnnestub, aga loomulikult, kuna meil on tõeliselt kohutav valve käimas, siis samal ajal tuuakse remsaali, emosaali 25-aastane naispatsient, kes suvekodus sai suupiirkonda nõelata. Selle järgselt tekkis tal tugev turse huultel ja hingamine muutus raskemaks. Ja kui ta kohale jõuab, siis tal on nägu tugevalt turses, ta on tsüonootiline, ta on tugevalt somnolentne ja nüüd ta on emosaalis. Villem, mis mõtted sul on? Anafülaksia on üks väga tõenäoline diagnoosi hüpotees ja ainuks anafülaksia kahtluse korral adrenaliin oleks minu esimene mõte, kas siis lihasesse või kui veenitee on olemas, siis veeni kaudu teha.
ja eks järgmise pärast seda kohe ikkagi ABC ehk vabade hingamisteede tagamine võiks olla. Et kiirabi on juba ja see patsient, see on väljakutse, see on kindlasti väljakutse. Et kiirabi on juba väga tubli olnud, ta on juba lihasesse 500 mikrogrammi adrenaliini teinud, veenide on tehtud, on saanud ka sinna adrenaliini püsinfusiooni, on saanud hormooni, on saanud antihistamiinikumi ja vaatamata sellele saturatsioonid langevad. Ants, mis hetkel sa kriko peale üle läheksid? Kui meil hetkel veel on mingisugune oma hingamine olemas, et siis hindaks, kas hästi õrn sadeerimine, taaskord siis ketamiiniga, oleks võimalik või see pigem teeks asja hullemaks. Kui jah, siis teeks seda, et patsienti oksügeneerida ja vaadata bronhoskoobiga, et kas õnnestuks ninakaudselt teda siis bronhoskoobi abil intubeerida. Aga seda kindlasti, sellist soolot teha, siin kindlasti teha ei tohiks, et siin peaks olema ikkagi meeskonnas vähemalt teine selline hingamisteede inimene veel kindlasti, kes samal ajal siis katsuks ära siis membraani ja oleks valmis. Et selle eelloo põhjale laryngoskoopia, konventsionaalne või videolaryngskoopia tundub nagu vähe perspektiivne. Ja kui tõesti õnnestuks teda sedeerida ja selle bronhoskoobi võimaluse võtaks, siis kindlasti katsuks sekreete enne vähemaks võtta, et glükopürolaati teha või atropiini. Ja siis bronhoskoobi peale juba laetud toruga siis, et vaataks bronhoskoobiga, kas pääseme neelu. Kui jah, siis paneks toru ja paneks patsiendi magama. See kahjuks ei õnnestu. Ja siis kahjuks me siis otsustame kõik koos teha kriko, kuna saturatsioon juba langeb, patsient läheb produkardilisemaks, rõhk langeb. Villem, kuidas me kriko läbi viime? Kriko on see situatsioon, mida tasuks vältida kui niks võimalik, aga kui hetk on käes, et see tuleb teha, siis ei tasuks pikalt kõhelda, vaid julgelt otsustada ja siis see protseduur ka ellu viia. Tõenäoliselt, kui ärkvel bronhoskoopia ei õnnestunud, enne krikot ma teeksin ühe katse tavalise laryngoskoobiga, et me võime küll arvata, et ülemised hingamisteed on turses, aga me ei suuda seda nagu väga usaldusväärselt alati ette näha. Ja kui see ei õnnestu, siis kohe võikski olla see järgmine samm kohe kiire ja edukas krikotoomia. Loodan, et saadaselt eelmisele haigelegi meil oli juba eelnevalt siis vastav koht välja otsitud ja välja märgitud. Vaatsime üle. Ja ikkagi usaldusväärseks meetodiks praegu ikkagi peame skalpeel Bougie ja toru number 6 meetodit. Et see on siis parem ikkagi kui see torkemeetod, või torkekomplekt, mis on ka tegelikult haiglates ja kiirabides olemas. Jah, need sellised spetsiaalsed mingisugused kanüülid ja kitid ikkagi ei toimi nii hästi kui ikkagi tõesti skalpell, number 6 toru, Bougie. Just, kõigil teistel, meetodil, spetsiaalsetel kanüülidel on omad hädad, neil on hädasid isegi mitu, aga kõige suurem häda nende kanüülidega on see, et need on peenikesed, mis tähendab seda, et seda on väga raske ventileerida. Inspiiriumiga aktiivse me suudame veel teha, aga ekspiiriumit, kui passiivset protsessi on selle täiskasvanud inimene selle läbi peenikese kanüüli väga raske teha, me küll võime edukalt saada hingamist teha, aga meil ei õnnestu läbi sellega ventileerida ja resultaat on halb. Kiirabis kasutusel oleva AirTrackid, mis on ka mingitel kordadel edukalt kasutatud, nende häda on see, et nad on suhteliselt siiski tömbid ja nad kipuvad minema paratraheaalsele ehk vähem usaldusväärsusega. Küll aga klassikaline skalpeel Bougie ja toru number 6 ehk et nahalõige, siis lõigata läbi ligamentum krikotyroide ja sealt sisestada sisse Bougie ja Bougie pealt panna tavaline intubatsioonitoru on FN edukuse mõttes suhteliselt edukas. Ja kui see on edukalt õnnestunud, siis on ka meil ka kohe definitiivne masetiga suletud hingamiste ja rajatud. Ja võib-olla üle toonitada veel kokkuvõttes öelda, et tõesti kriko olukorras, kus siis on inglise keeles can't intubate, can't oxygenate ja kus ei saa ka patsient üles äratada, et siis mingit võimalust ei ole. Muud võimalust siis teda oksügeniseerida ei ole, et ei supraglottilise, ei näomaskiga ega millegi muuga. Ja siis mitte liiga pikalt mõelda, et kuidas te niisugusesse olukorda just, tõsi, pean tunnistama, ei ole ise kunagi olnud juhust seda teha. Tõsi, olen olnud nii lähedal, et olen juba palunud skalpelli, aga kuna meil seal mitu toimingut paralleelselt olid, siis õnnestus siiski see haige ära intubeerida enne.
Need, kes on teinud, ütlevad, et emotsionaalselt, psühholoogiliselt on see keeruline otsus ja tegemine, aga kui sellest üle saada, siis protseduuri mõttes on ta suhteliselt lihtne. Et see natukene võib-olla siis lohutab. Aga nüüd me olemegi kahjuks jõudnud, aeg on lennanud nii kiiresti mööda, et kahjuks me peame selle osa siin hetkel pausile panema. Meil järgmise osas tuleb siis ütleme mehaaniline ventilatsioon ja see raske hingamiste mingil määral natukene jätkub ja siis mehaaniline ventilatsioon on nagu loogiline jätk sellele intubatsioonile või hingamiste, ütleme niisuguse nagu kunstliku hingamiste rajamisele. Ja siis me kindlasti ootame teid kõiki tagasi. Et meil tuleb ka selle raske hingamiste teemal deltakutse.ee veebilehele konspekt, et kus siis on võib-olla natukene rahulikum ja aega rohkem süveneda sellesse teemasse ja võib-olla lõpusõnumiks, eriti kiirabi kontekstis, nagu ka Villem ja Ants siin podcastis mainisid, et mõelda, kas intubatsioon on vajalik, kas on mingeid alternatiive, intubatsiooniga kaasnevad ikkagi omad riskid ja omad ohud ja lõppkokkuvõttes kõige tähtsam on patsienti oksüganiseerida, et patsiendi, ütleme meie eesmärk on siis, et hapnik jõuaks siis patsiendi alveolidesse, sealt edasi vereringesse. Et see, kuidas see sinna jõuab, see on mõnes mõttes teisejärguline, aga kõige tähtsam, et ta oleks tagatud. Just. Siirpoolt kiirelt mainiks ikkagi Tiige Nobeli sai see aasta ikkagi mitte alveolide kaudu ventileerimise uuring, vaid jaapanlaste uuring siis imetajate enteraalsest ventilatsioonist. Soovitan huvilistel guugeldada. Et meil on siis olnud alati see nii-öelda saatekülaliste soovitus siin vahepeal, et seekord on siis Antsult soovitus, et ja enteraalselt sa mõtled siis see on EVA, Enteral Ventilation via Anus, on see metoodika, et kas siis gaasilisel kujul või siis hapnikuga rikastatud klistiir. Ja kõige põnevam selle juures on, et see mingil määral toimis. Jaa, ei loomudelites sigadel, rottidel ja hiirtel mingil määral aitab, aga pole veel proovinud patsiendi peal. Nii et kui deltakutse on alati tulevikku vaatav podcast, siis võib-olla siis 5 aasta pärast või 10 aasta pärast intensiivravi osakonnad on hoopis teistsugused, nagu nad on praegu. Aga soovitame siis lugeda seda artiklit. Villem, kas sul on ka mõni hea artikkel, mida soovitada? Ants vaatas muidugi väga kaugele tulevikku, mina olen lihtsam inimene, mina vaatan natukene minevikku, et keda huvitavad need teadmised, mis selles vallas siis tänasel päeval hästi on teada, siis 2018 aastal Difficult Airway Society publitseeris väga hea juhendi, kuidas erakorralistes tingimustes patsiendi intubeerida, kus väga lihtsasti selgelt ja samm-sammult kõik põhimõtted kirjas on ja keda see teema huvitab, siis see kindlasti tugevalt soovitun see. Ja, TASSi kodulehel on ka väga head skeemid ja sellised plakatitena kasutatavad materjalid, et tõesti. Paneme need artiklid üles ja minu poolt suur aitäh, et võtsite selle aja ja tulite siia sellest keerulisest ja põnevast ja olulisest teemast rääkima. Tänud kutsumast. Aitäh!